Ja aitäh, hea eesistuja, head kolleegid, head arupärimise algatajad. Tõepoolest, me oleme nüüd jõudnud Eesti Vabariigis olukorda, kus meil on viimaste aastate jooksul selle valitsuse eestvedamisel tõstetud 26 eri maksu või siis viidud läbi erinevate maksude lõikes maksutõuse. Ja nüüd me näeme, et see valitsus tahab millegipärast teha maksulangetust, aga mitte tavalistele inimestele. Aga mitte tavalistele Eesti inimestele, kes ägavad selle maksukoorma all juba pikka aega ja saavad ägama veel pikalt, kui neid otsuseid tagasi ei pöörata. Siis nüüd see valitsus on tulnud välja algatusega, et teeme maksulangetuse, langetame makse, aga kellele? Veebikasiinodele. No tõesti, nagu mitte midagi muud siin Eesti riigis enam teha ei ole. Seda müüakse meile kui kultuuriinimeste ja kultuurirahva toetamist. Et läbi siis, kui veebikasiinode maksulangetuste tulemusel paranevad maksulaekamised läbi hasartmängumaksu laekumiste, et siis sealt saab justkui eraldada kultuuri toetamiseks ja kultuuriinimeste toetamiseks lisaraha. Aga see kõik on kui. Ja sellist mõjuanalüüsi ei ole ka tehtud ja peaminister ise on öelnud, et jah, kui on näha, et see maksulangetus sellisel kujul tööle ei hakka, et eks me võime sellest siis ju ka lõppude lõpuks loobuda. Ja kultuuriinimesed ärgu kartku, nemad oma 3 miljonist, mis see tegelikult praegu eelarvest välja viiks, et nemad sellest ilma ei jää, et selle raha valitsus siis leiab kusagilt teisest haldusalast, mõne ministeeriumi haldusalast, kusagilt mujalt kärbime jälle kusagilt ära kellegi teise arvelt ja kultuurirahvas sellest ilma ei jää. Saime, ma arvan, jälle huultelt lugeda. Tegelikult ma tean, selle taust on natukene laiem, kuidas me oleme selle maksulangetuseni jõudnud, on see, et tõepoolest on käinud, kui rääkida kultuurirahva toetamisest, on käinud siin jutud ja on arutletud, et me võiksime teha kultuuri toetamiseks, umbes nii nagu Ameerikas on, et ettevõtjad siis toetavad kultuuri ja saavad siis pärast maksuvabastusi selle arvelt. Et kui oleks tuldud välja sellise eelnõuga, siis otse loomulikult sellist eelnõu saaks ju toetada. Aga siin meil on jälle tehtud selline Brežnevi pakikene, et mingi lobigrupp on kõvasti siin ühte valitsuserakonda, tundub, et lobistanud. Peaminister peab seda mängu kaasa mängima, sellepärast, et muidu lendaks tal valitsus laiali. Ja selle tulemusena me siin arutamegi teemat, et teeks siis veebikasiinodele, tuleme vastu, teeme neile maksulangetuse, aga siin tegelikult see asi meil tööle ei hakka nii nagu on võib-olla loodetud. Ja tõepoolest ma nagu natukene imestan teinekord, kuigi siin me oleme olukorras siin riigis juba, kus ära imesta ega minesta millegi üle. Ma palun lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. Aitäh. Et ära imesta ega minesta millegi üle, et veel mõtted, et mis kohaga need tegelased seal valitsuses mõtlevad. Et olukorras, kus, nagu ma juba ütlesin, see valitsus ja ilmsed valitsused siin lähiaastatel on tõstnud 26 erinevat maksu või loonud uusi makse Eesti rahvale turjale,
ja keelduvad, järjekindlalt jäärapäiselt keelduvad näiteks toiduainete käibemaksu langetamisest. Ja see rahvas, kes niigi ägab selle maksukoorma all, nüüd tullakse välja ja öeldakse, et oi, me oleme nii hea valitsus, et me hakkame nüüd siin maksulangetustega tegelema, neid kosmeetilisi, me oleme siin maksuküürust ja kõigest muust lapsikust terminist nagu maksuküüru ärakaotamisest ja sellest kõigest nii-öelda vastutulekust, mis jätaks kõigile Eesti inimestele rohkem raha kätte, no see on naerukoht. Sellest ma ei hakka üldse rääkimagi, ja nüüd veel kõigele lisaks tulevad nad välja ideega, et oi, me teeme järjekordse maksulangetuse, aga kellele? Veebikasiinodele. Nii et selles mõttes see arupärimine veebikasiinode maksulangetuse kohta ja kõik need küsimused on siin väga asjakohased ja ma tõesti soovitan valitsusele ennast kokku võtta, teha päriselt Eesti rahvale häid ja kasulikke maksulangetusi ja sellised, ma ei tea, lobigruppidele vastutulekud ja tegelikult Eesti kultuurile mitte midagi ja kultuuriinimestele mitte midagi juurde andvad eelnõud võiks ära jätta. Aitäh! Suur tänu!